Ma teen siia oma ehetepuu. Need ehted olen ma kõik ise teinud. Ma hakkasin neid valmistama juba eelmisel aastal. Põhiliselt on siin käevõrud ja kaelakeed, kuid ma olen teinud ka kõrvarõngaid. Paljud ehted olen ma sugulastele ja sõpradele ära kinkinud. Kui neid saab osta ka Rõukästi teekahvikust. Ma panen siia ehetepuu alla ka mõned lepatriinud. Need olen ma ka ise teinud. Kevadel korjasin sobivad kivid ja värvisin lepatriinudeks. Lepatriinud on õnnelinnud. Näiteks prantslased usuvad, et lepatriinu kujutisega amulet hoiatab ja kaitseb lapsi õnnetuste eest. Ka muud rahvused usuvad, et lepatriinud toovad õnne. Lepatriinusid on kasutatud ka rahvameditsiinis. Peamine häda, mille vastu mummuline putukas aitama pidi, olevat hambavalu. Kui ma seda lepatriinuga mütsi olen kandnud, siis ei ole mul kunagi hambad, pea ega kõrvad valutama hakanud. Ja siis, kui ma suusatamas selle mütsiga käin, siis ei ole ma veel kordagi maha kukkunud. Ma usun, et see müts hoiab mind kindlasti vigastuste eest. Kui ma selle lepatriinu kotiga matkamas olen käinud, on mul alati ilmaga vedanud ja ma pole kunagi teelt eksinud. Kui siia lepatriinu kujulisse kaussi ööseks sokk panna, on alati hommikul midagi soki sees. Päkapikkudel ei jää see märkamata. Kindlasti tasub enda läheduses hoida või endaga kaasas kanda üht väikest lepatriinukest. See kaitseb kõige halva eest ja toob õnne. Ei hooli me, kui must on maa ja lumeta võib valgiks jõulu